Saadame järgmise Keskkonnaministeeriumi ettekande. See on siis, selle teeb Olav ja räägib teile lähemalt siis sadevee investeeringutest ja valmisolekust üleujutusteks ja ka siis veekogude seisundi tervendamisest. Ole hea. Jah, kliimajutud jätkuvad. Mina olen Olav Ojala Keskkonnaministeeriumi veeosakonnast ja räägin siis kliima kohanemise veevaldkonna meetmetest. Ega see, et kliimamuutused mõjutavad meie heaolu, seda me oleme tunnetanud ju paraku viimastel aastatel kasvavalt, et ka sel suvel olnud põud oli Euroopa ajaloo viimase 500 aasta kõige intensiivsem. Samamoodi praegu Floridas möllav orkaan lööb rekordeid ja ennustatud on, et paraku sellel aastakümnendil väga paljud ilmastiku ekstreemsuste rekordid saavad ületatud. Et seni on siin ka täna olnud hästi palju juttu nendest meetmetest, mille eesmärk on vähendada siis kliimamuutuste tempot. Et need on selles mõttes väga üllad meetmed, aga see nõuab väga suuri pingutusi, et kliimamuutusi pidurdada ja isegi kui kõik riigid üheskoos seni olematu efektiivsuse ja koosmeelega asuksid neid meetmeid ellu viima, siis ikkagi see pidurdamine võtaks aega, et me ka selle süsinikuneutraalsuse täielikul saavutamisel me ei ole kohe järgmine päev tagasi tööstusrevolutsiooni eelses kliima ja muude keskkonnaparameetrite näitajate juures. Et seetõttu Keskkonnaministeerium tegeleb ka selle mündi teise poolega ehk siis nende leevendusmeetmetega. Et paratamatult me peame arvestama sellega, et kliimamuutused käivad edasi ja me peame leidma neid lahendusi, kuidas siis kohaneda nende muutustega. Mis see Eesti jaoks tähendab? Eesti jaoks on mitmeid kliimamuutuste stsenaariumeid arvutatud, need on Keskkonnaministeeriumi leheküljelt ka kättesaadavad. Loogika hakkab siis sellest pihta, milline see keskmise temperatuuri muutus on ja kuidas see siis Eestis nagu avaldub. Erinevad nad oma selliste arvuliste parameetrite poolest, aga üldine loogika on selles, et talvine lumekatte paksus on väiksem, kestab ka ajaliselt vähem, sademete intensiivsus ja muster muutub ja intensiivistuvad ja ka sagenevad suvised põuad. Seda sademete poolt on Eesti Maaülikool uurinud ka paar aastat tagasi ja tuvastati, et vihma intensiivsus on tõepoolest oluliselt muutunud, et sama hulk sademeid sajab maha kiiremas või väiksemas ajaaknas. Sademed on intensiivsemad. Ja selle uuringu väljundid siis läksid ka sademeveesüsteemide projekteerimisel kasutatavate standardite uuendamiseks. Et varasem selline teaduslik sisend nendesse standarditesse pärines aastast kuskil 1960-ndad. Ja see on selles mõttes päris oluline, et kui me kujutame ette, et projekteeritud sademesüsteemid on ju projekteeritud optimaalselt, see vesi, mis sajab, peaks sinna ära mahtuma, siis see pilt on umbes selline, et kui me valame 1 liiter vett läbi lehtri pudelisse ja oleme valinud optimaalse lehtri, et aeg-ajalt vesi tõuseb servani, aga mitte kunagi lähe üle ja nüüd tahame oluliselt kiiremini valada, siis paratamatult me lõdistame ümbruskonna täis. Et nii on ka see parklates tänavatel, et vesi ühtäkki ei mahu ära, kuigi teda võib-olla ühe päeva jooksul tuleb sama palju alla, kui on tulnud tükk aega tagasigi. Need meetmed on üldiselt disainitud sellisena, et me ei ehita mingit barjääri kliimamuutuste ja meie endi vahele, vaid me kasutame ära looduskeskkonda, kasutame ära ökosüsteeme ja paneme selle lihtsalt meie heaolu nimel natukene kavalamalt toimima. Esimene selline meede on kombineeritud sademeveesüsteemide meede ja siin on põhimõtteliselt 2 tüüpi sekkumisi. Üks on siis sademevee ja kanalisatsioonisüsteemide ümberehitamine lahkvoolseteks. Ühisvoolsed kanalisatsioonisüsteemid on sellised, kus sademevesi voolab samas torustikus koos olmereoveega. Ja sellised süsteemid üldiselt toimivad ju hästi. Sademetest on seal pigem kasu, see puhastab ära torustikku, sinna settinud paksemast massist, aga probleemid on siis, kui sademete loogika on teistsugune. Kui sajab väga palju, siis kõik see suurem vee hulk liigub reovee puhastisse, see tekitab täiendavat hüdraulilist koormust puhastitele,
puhastid ei tööta enam selles optimeeritud kõige efektiivsemas vahemikus, vaid sama hulga reostuskoormuse ära puhastamiseks kulutatakse rohkem energiat ja muid ressursse, kokkuvõtteks siis raha. Kui puhast ei tööta kõige efektiivsemalt, siis sealt väljuv toitainete koormus võib ka olla suurem. Teine häda on siis, kui need sademed sajavad alla väga intensiivselt ja see suur hüdrauliline koormus jõuab väga äkki reoveepuhastisse. Kõige tavalisem lahendus on siis avarii ülevool, ehk siis kõik see, mis torustikus on, sealhulgas ka fekaalne reostus, liigub otse suublasse. Sel hetkel on siis päris tugev keskkonnahäiring ja kui see avarii ülevool ei peaks toimima, siis on veel hullem, kõik see liigub läbi puhasti, ehk siis uhatakse see keskkonda, mis puhastis võtta on ja puhasti enda töörütmi taastumine võib võtta paar nädalat, ehk siis kogu ressursi raiskamine või selline ülemäärane kulutus on selle väga tõenäoline. Ehk siis toetusi anname selleks, et ehitada need süsteemid lahkvoolseks. Ja teine variant on siis see, kui rajatakse selliseid keskkonnasäästlikke või ka looduslähedasi sademeveesüsteeme, ehk siis kui ka lehtrit ette kujutada, et kui see lehter ise on suurem, sõltumata sellest toru väljavoolust, et ka siis kannatab ju sinna lühiajaliselt rohkem vett sisse valada, samamoodi sademeveesüsteemidesse saab kombineerida sisse selliseid viibetiike, täiendavaid veereservaare, et see vesi ei peaks kõik just sellel ajal hetkel voolama sademeveesüsteemide kaudu minema. Ehk siis kriitilisi vooluhulkasid ei ületata, vaid hajutatakse see sademevee äravool ära. Ja tegelikult ei pea ju üldse kõike seda vett äravoolu torustikesse suunama, et nendesse looduslähedastesse lahendustesse väga hästi sobivad igasugused immutussüsteemid. Ehk siis sellised imkraavid, imtiigid, niisked pargid, kõik sellised süsteemid, kus sademevee torustikesse suunatakse ära see osa, mida imsüsteemid pole enam võimelised vastu võtma. Ja loomulikult kõiki neid meetmeid võib omavahel kombineerida ja nendest sellise hea ülevaate saamiseks on Keskkonnaministeerium tellinud ka sellise uuringu, mille üheks osaks olid ka soovitused ja juhendmaterjalid, kuidas selliseid sademeveesüsteeme projekteerida, kuidas valida erinevaid lahendusi, mis kuskile sobida võib. Ja kuni skeemide fotodeni välja, need materjalid on Keskkonnaministeeriumi koduleheküljelt leitavad, kui te saate materjalid hiljem PDF-idena, siis nende linkide kaudu leitavad ja ka nende sõnastuste kaudu guugeldades leitavad. Teine meede, millega kliima kohanemisesse sekkuma, on veekogude tervendamine. Veekogude seisundit tervendamisele oleme ka seni suunanud erinevat tüüpi toetusi. Eestis on toetuste abil näiteks võimaldatud kalade läbipääs takistustest enam kui 100 objektil, et loodud siis kalapääse või üldse paise lammutatud. Selles meetmes me tegeleme vooluveekogudega ka, aga suurem fookus läheb järvede tervendamisele. Ja valikus on just sellised veekogud, kus kliimamuutustest tulenevalt on seisund halvenenud. Ja selles meetmes siis teeme koostööd RMK-ga ja Eesti Maaülikooliga, et valida asjalikumad veekogud välja, kus sekkumine tulemuseni viib ja need tegevused siis ära teha. Ja kolmas meede on üleujutusohu riskide maandamise meede, et ka siin me ei alusta nullist, me jätkame nende 16 riskipiirkonnaga, kes Eesti peale on määratletud. Ainuke vahe on selles, et seni on need toetuse saajad olnud kohalikud omavalitsused, aga selles uues kavandatavas meetmes on nii kohalikud omavalitsused kui ka kohalike omavalitsuste veeettevõtted, sest mitmetel juhtudel on need tegevused, mis ära tuleb teha just veeettevõtte pädevuses. Aga siin samamoodi saab rajada looduslähedasi süsteeme, aga oluline on just see, et üleujutuse defineerimisel me lähtume eelkõige sellest, et mingi veekogus vee tase tõuseb nii kõrgeks, et see tekitab meil üleujutusprobleeme. Ja üks lahenduseks võib olla siis mingi loduala tekitamine, kuhu me saame võimaldada veel tõusta, nii et ei tekiks alavoolus suuri probleeme.
igasugused lammid, aga samamoodi ka impsüsteemid ja vajadusel ka strateegiliste eluliselt tähtsate objektide turvamine tõusuvee eest, et ka need võivad kõne alla tulla. Et ennem kui ma annan sõna edasi heale kolleegile, et äkki on selle kohta mingeid küsimusi. Andke palun käega märku, kui teil on küsimusi. Seal keskel on. Nii, kohe jõuab mikrofon. Tahtsin täpsustada kohaliku omavalitsuse vee-ettevõtja määratlust. Kas need peavad olema 100% kohaliku omavalitsuse omanduses või on abikõlblikud ka linna osalusega aktsiaseltsid? See ei ole veel lõplikult paika pandud. Et näiteks viimases üleujutuse meetmete voorus oli võimalik osaleda ka erasektoriga, mitte ainult 100% kohalikule omavalitsusele kuuluvad vee-ettevõtted. Lahkvoolsed, okei. Ma ütlen, et see meetme reeglistik ei ole ka veel 100% lukus, nii et ma ei tea praegu midagi. Siin saate Keskkonnaministeeriumiga dialoogi pidada, et mis on see kõige mõistlikum sihtgrupp, kellele see toetus suunata. Nii et kui toetuse andmise tingimused on alles kirjutamisel, siis praegu on see õige aeg.